Tänane konverents kandis, mille nüüd korraldas Eesti Metsapuidutööstusliit sellist huvitavat pealkirja Kuva voodis puiduturud, et selle põhjal võiks järelduse teha, et tegemist on sellise kriisikonverentsiga, aga mis oli nagu selle konverentsi kokku ellukutsumise nagu eesmärk ja kas see sai ka nagu teie poolt nagu täidetud? Ei, see ei olnud küll mingi kriisiseminar, et pigem on see, et me igal aastal, kui meil üldkoosolek on, et siis me mingisugusele teemale keskendudes siis korraldamegi seminari ja käesoleval aastal oli selleks lihtsalt puiduturgude teema ning mõte on selles, et tuua siis liidu liikmetele ja üldse sektori ettevõtetele, et see oli meil avatud, et see ei olnud mitte ainult liidu liikmetele tuua mingisugust neile vajalikku informatsiooni ja tekitada diskussiooni siis nende vajalike teemade ümber, et sellest kõik kasu saaksid, et see teave paraneks ja saaks asju mõelda ja välja öelda. Muljed on alles nii värsked, aga nüüd, kui need ettekanded kuulatud, et millised sellised huvitavad tendentsid või uut infot nagu sellest nagu isiklikult nagu sina said? Ütleme nii, et väga hea ettekanne oli Ollenbergil Stora Ensust, ja kust võib välja tuua näiteks seda, et kindlasti ei ole ootamas siin Euroopa turgudel mingisugust liigselt optimistlikku tõusu, et pigem on väga konservatiivne see ja võib-olla tuleb otsida, ja mitte võib-olla, vaid kindlasti tuleb hoopistükkis otsida tõususid Euroopa välistelt turgudelt, et Kesk-Ida ja Aafrika ja Hiina ja Jaapani ja niisugustelt turgudelt, aga loodetavasti ka Euroopa turud ikkagi säilitavad mingisuguse stabiilsuse ja eks Eesti on ikkagi nagu üldises nagu maailmaturu kontekstis niisugune mahu poolest ikkagi väike, mis tähendab seda, et ega meie sellise hästi toimetulemise võiti ei peitugi võib-olla selles, et me nüüd peaksime suutma kuidagipidi väga hästi tabada, et mis turgudel toimub, vaid pigem tuleb keskenduda sellele, et kuidas olla hästi efektiivne ja konkurentsivõimet kasvatada ja siis on võimalik ükskõik millisel, kas tõusul või langeval turul tegelikult tulemusi teha. Me oleme täna siin ühes metsas, kuhu kui linnainimene satub, siis ta ütleks selle kohta võsa. Sest kui me siin ringi vaatame, siis näeme sarapuid, remmelgat, leppa, vaarikat kasvab siin toomingas. Aga kui siia üks veidi metsandusega seotud inimene satub ja tähelepanelikult ringi vaatab, siis võime siin näha ka kuuske ja kui veel kõrvale vaadata, siis on seal veel üks kuusk. Ja tegelikult on siin tegemist 2005. aastal rajatud kuusekultuuriga, kus on tehtud eelnevalt maapinna ettevalmistus ja esimestel aastatel ka seda kultuuri hooldatud. Aga viimased 4-5 aastat on see mets siin omapäi kasvanud. Õnneks on siin päris palju kuuski veel säilinud, nii et sellest metsast on võimalik veel korralik kuusik kujundada ja see ilmselt ka juhtub. Et kui sellel metsal nüüd jätta, ütleme, see mets jätta nii-öelda issanda hooleks või looduse hooleks, on vist õigem öelda, siis võime siin ette kujutada, mis 5-10 aasta pärast juhtuma hakkab. Et siin me saaksime siia ühe toreda sarapiku, kus kasvavad ka üksikud okslised kuused
mõned remmelgad, pihlakad, aga need väikesed, mis hetkel siin lehtpuude varju jäänud kuused on ja alla jäänud kuused, need suure tõenäosusega sureksid välja või jääksid või känguksid täiesti ära. Aga õnneks siia metsa on juba plaanitud järgmisel aastal hiljemalt teha valgustusraie ja loodetavasti saab siin olema tulevikus üks kuusekase segamets, mis siin metsas siis välja tuleks raiuda. Eelkõige muidugi sarapuu, samuti remmelgas ja ka kaske, sest kahjuks on siin valdavalt sookased, mis siin väga edukalt ei kasva, sest neist ilmselt vineeripakupuid ei saa, aga paberipuu kaseks nad ikka kasvavad ja kus see kask kuuske ei sega või kus kuuske ei ole, sinna tuleks ka see kask alles jätta. Ja niimoodi saabki ühest võsast metsa kujundada. Paraku meil ei ole väga palju neid metsaomanikke, kes sellise töö ette võtaksid, aga rõõmustav on see, et iga aastaga tuleb neid metsaomanikke õnneks juurde ja õnneks on olemas ka meil selline toetus, mis seda tegevust toetab ja sellele nagu hoogu juurde annab. Aga alati tahaks metsaomanikule öelda, et kui te ikka metsa või puud istutate ja metsa uue raiesmiku uuendate, et siis mõistlikum oleks seal esimestel aastatel käia ja neid istutatud puid hooldada, et sellist olukorda, nagu me siin täna näeme, ei tekiks, sest nii on siiski lihtsam ja ka odavam, sest sellest võpsikust metsa tegemine, siia juba enam toetuse rahast ei piisa, et siia tuleb ka juba omanikul oma rahakotist juurde maksta. Aga õnneks see kuusk on siin all siiski päris elujõuline ja sellest ma arvan, saame veel kunagi korraliku kuusiku. Et siin me näeme ühte tüüpilist alla jäänud, varju jäänud kuuske, millel siis ladvakasv on kängunud, aga puu on siiski elujõuline ja kui siit sarapuu pealt ära saab raiutud, siis sellest kuusest saab veel kunagi korralik palgipuu loodetavasti. Et ütleme, et sellelt alalt tuleks välja raiuda kindlasti need sarapuud, sealt selle suure kuuse kõrvalt ka see kask. Põhimõtteliselt siit kõik lehtpuud tuleks antud kohas maha võtta, et siin on see valge lepp, varjab sinna seda ühte kuuske seal ja ainuke, kui nüüd okaspuud all ei ole, võib-olla seal on üks kask, mille võiks siis jätta. Et siin tuleb ikkagi üsna julmalt tegutseda, et sest teine asi on ka, et igal aastal seda tööd ei tee ja seda tehakse ikkagi järgmine, tuleb ikka nii teha, et siia mingi lähema 5 aasta jooksul enam ei oleks vaja uuesti tulla. Siin on tänu sellele, et tänapäeval ka
hakkpuidul on olemas turg, siis ja kuna sellele antud kultuuri asukoht on selline, et on suhteliselt lihtsalt ligipääsetav ja on maantee lähedal, siis siit kindlasti on mõtet ka see sarap, maha raiutud võsa välja tuua ja siis lõppkokkuvõttes võib-olla võib isegi omanik töödega nulli jõuda või mingisse väiksesse miinusesse ilmselt siiski tagasi jääb, aga see lõpp hetke kasu ei olegi oluline, oluline on see, mis tulevikus saame, sest valgustusraie on esimene töö, mis tagab selle, et metsast, kui on õigel ajal tehtud valgustusraie, siis juba esimene arvendusraie võib olla kasumlik. Kui me selle esimese valgustusraie tegemata jätame, siis me juba esimesest, arvendusraiega, kui me esimene raie on, siis sealt ilmselt peale küttepuu suurt muid sortimente ei raiu, aga kui on õigel ajal valgustusraie tehtud, siis võib juba esimeses arvendusraies ka tarbepuitu saada ja see ongi oluline ja nii edasi, et kui jääb ka see arvendusraie tegemata ja jõuab mets lageraie ikka, siis tulebki küttepuuks remmelgaid ja toomingaid ja pihlakaid raiuda ja lõpuks ka mõne hästi okstlise kuuse sealt saab. No see oleneb muidugi metsa kasvukoha tüübist, et see on siin antud juhul on tegemist sellise viljaka kasvukohaga ja siin kipuvad need lehtpuud ja võsa väga võimust võtma.